okei, mõtlesin üle pika aja jälle hakata vlogima, sest mul on tulemas päris mõnus huvitav nädalavahetus, ma arvan. Täna on reede ja kuna homme on sõbrapäev, valentinipäev, siis ma mõtlesin, et ma lähen hüppan kiirelt läbi Maximast, ostan äkki mingeid kaunistusi koju. Siis mul on vaja üks pakk ära viia ja siis ma tulen koju tagasi ja natukene hakkan koristama, sellepärast et ma ei ole absoluutselt jõudnud koduga tegeleda ja nüüd, kui on õues ilus päike, siis kõik see tolm on näha ja päris hästi on. Ehk siis ma hakkan koristama ja eks ma siis pärast räägin täpsemalt, mis mul täna õhtul tulemas on. Seega ja, lähme poodi. Kell on järsku nii palju, et ma olen juba Transactis ja apparently ma annan 2 trenni korraga asendusena. Nii et vaatame, kuidas sellega siis läheb. Mul mingi teist korda praegult juhtus käsi, et ma olin kodus jätnud selle arvutisahtli luku lahti ja mu arvuti kukkus autost tulles välja ja nüüd mul on sükesed täkked siin ja ka siin. Nii rumal lihtsalt ja see ei ole esimest korda reaalselt, see on vist teine kord, kui mul niimoodi juhtub. Inimene ei õpi ka, õnneks kõik töötab, thanks God, aga lihtsalt see hetk, kui see kukkus, ma olin lihtsalt mingi, ei ole nii, see juhtus jälle. Võtsin kahed, proovin ära siis. Autos kiire võikuamps ja tegelikult on mul vaja kiiresti nüüd liikuda. Ma mõtlesin, et ma panen free flow's ennast nagu esinemiseks valmis. Nimelt meil tuleb uue show. Üle pika aja tuleb show koos poistega, kus üks siis on akropoiss ja teine on breikar. Üle pika aja me teeme seda mixi uuest showst, mis on veits nerve-wracking, sest et see on päris intensiivne nagu koreo mõttes, detailide mõttes just. Et tegime proove ja asju, et tuletada meelde. Aga mul on vaja selleks ennast valmis teha ja ma arvan, ma teen seda free flows. Ja siis ma sõidan sinna, siis ma lähen Nelli tehasesse ja siis jõuame äkki Maritiga veel läbi ka tantsida. Valmis. Nüüd start helitehasesse. Wish us luck. Esinemine on tehtud. Mul on nii kahju, et see ei läinud nii, nagu ma tahtsin. Mingid random malfunction asjad olid. Meil oli näiteks kiirevahetus, kus on vaja parukas pähe panna. Ja ma panin selle pähe, ma sain aru, et okei, see ei ole nagu päris ideaalselt, aga ta on vähemalt mul peas enam-vähem. Siis korraldaja mingi, kas see seitel peabki niimoodi olema, hakkab sättima ja siis ma saan aru, et ta sätib täiesti kõik valesti. Nüüd pidin kõik ära võtma ja ma ei jõudnud õigeks ajaks lavale. Ja siis lambist läks mul LED vahepeal kustu, siis ma üritasin selle nagu tantsimise ajal tagasi tööle panna, saan aru, et vale režiim tuli mingi värviline tuli, üritan leida nuppu, et läheks õige valguse peale ja mingid täiesti random asjad läksid sassi. Ja ma nii kahju, nagu, sest et see on üli nice show, kui see on nagu puhas. Aga see ei olnud vist ikkagi ideaalne. Aga nüüd ma hakkan sõitma free flow poole. Meil on flikiga selle lisaproov. Nii et jah, let's go. Tagasi free flows. Mis me rääkisime? Esimene osa. Siin ja esiteks oli see, et kui me tulid käelt, tulime siia, siis kui tegime need asjad ära, kui olid alt need, mis iganes, liikumised siin, et see tegib 1, 2, 3, 4 ja, et siit ei teeks rõhku. Te ei lähe rõhuga, vaid vajud 6, 7, 8, ja 1, 2, 3, 4 ja. Siis rääkisime selle üle, et kui me tegime ära viimase 1, 2, 3, 4 ja, siis siin vaata pea
peeglisse publikusse, vaatan ära ja nüüd. Kas olid midagi esimesest osast veel? Mitte nagu aeglased. Jah, et ei tee nagu full out amplituudi mõttes, vaid et meil teeme nagu väiksemalt, kokkuhoitumalt, aga energiajõud täpselt jääb. Ehk siis eriti siin kohas, kus me lähme 7, 8, 1, et siin hästi kokkuhoitud. Et ei ole see. Teine osa, mis me rääkisime. Mis me rääkisime? Ja 1, 2, 3, 4 ja 5, et siin ei ole need, kes lähevad alla, saage oma kehast ka sisse välja, et see peab olema see, ja kui on üleval, siis rohkem nagu pehme. Ja 8, nüüd hoiame 1, 2 ja 3 peal käsi ja 4. Ma olen jõudnud koju ja proov oli, ma arvan, edukas, ma arvan, et me ei töönud küll väga palju, aga need, kes olid, ma arvan, me saime mingid detailid üle käia, mis oli vaja käia üle. No Luna, tule siia. No tule siia. Ei taha, okei, panen tagasi, sorry. Ma käisin täna lõpuks mingi 3 poes. Ma käisin enne esinemist poes, ma käisin pärast proovipoes. Ja siis ma mõtlesin, ma tahaks midagi juua ka, nii et ma käisin enne koju jõudmist ka poes. Nii et väike poe haul. Ei ole mitte midagi huvitavat, aga esiteks maasikad. Ma üks päev proovisin Maaritilt No Bananase maasikaid. Need olid väga magusad. Veits imeliku tekstuuriga, need olid nagu väga kõvad, aga magus maitse ülihea. Hommikussöögiks avokaadosid. Siis ma vahepeal ei viitsi nagu full ise liha teha. Siis ma olen avastanud, et Rimis on sükene Kentucky ahjusnitsel broileri lihast. Saame seda kiiresti teha. Siis ma mõtlesin, et ma tahaks üks päev teha kartulipüreed, seega ma ostsin selle, mis see nimi on, potato masheri. Selle saaks teha. Selle jaoks ostsin ka piima. Siis ostsin San Pellegrino limonaadi, sidrunilimonaadi ja Bourjomi oma. Väga head, mulle meeldib õhtuti neid juua, sest ma terve päev joon nii palju vett, siis on hea midagi nagu maitsega juua ja midagi, et oleks mulli. Ilmselgelt limonaad ei ole kõige parem variant selleks, aga midagi võib. Siis, kuna on homme sõbrapäev, siis ostsin tükseid südamekestega šokolaadikomikesi, mõtlesin panen need lauale homme. Siis Moo Saaremaa pehme kohupiim, banaani ja maasikatega, ma arvan, üli hea. Ja siis viimased asjad, parmigiano juust, ja siis see oli soodukaga Maximas, ma ei saa mitte osta, see suur maksis mingi 2,50 vähem kui muidu. I deserve it. Okei, tegelikult ma olen veits üle piiri läinud viimasel ajal magusa söömisega ja ma näen seda nagu keha pealt ka, et ma ei ole nagu nii lean. Ma ei olnud see õige sõna, ma arvan, et on. Ühesõnaga, ma tunnen, et ma peaks nagu rohkem mingi lihaseid hakkama tegema, et seda magusa kogust natukene nagu visuaalselt peita. Aga natukene magusat. Ühesõnaga, ma arvan, et ma tegelikult kõigepealt söön, seepärast, et ma olen väga näljane ja siis ma hüppan pesust läbi ja siis hakkan koristama. Rooma läks sõpradega hängima, nii et siis mul ei ole nagu süümekaid, et ma mingi teen koduasju selle asemel, et Roomaga koos aega veeta, seega koristame ja siis ma arvan, et ega ma tahaks monteerida ka. Tegelikult see eelmine jutt käis kõik monteerimise kohta, et siis ma ei tunne ennast pahasti, et ma arvutis mingi monteerin, kui ma saaks samal ajal
Roomaga koos chillida. Koristamise osas on okei, me teeme seda koos. Aga lihtsalt täna, kuna ma olen praegu üksinda kodus ja tegelikult tahaks, et kodu oleks korras, siis teen siis omalt poolt. Ja ma vaatan, mu juuksed on nii pikaks kasvanud. Nii tore. Aga mul on vaja kindlasti juukseid minna värvima, sest et ma natukene see välja kasva meid selline praegu, nagu ma oleks natuke kiilanemas. Parem näod. Lihtsalt juukse värv kulub. Olgu, sööma. Tänaseks dinneriks on väga kiire lahendus. Hinkaalid, panin siia sinepi meekastet ja kiire värske salat. Ülihea. Head isu. Siit ei ole mitte midagi näha, aga ma olen teel Saue poole. Nimelt Rooma palus, et ma läheks talle järgi, et ma võtaks ta peale, et tal oli poistega istumine. Ma sain kodu suhteliselt... Use the right lane to take the ramp to Route 8, then take the ramp to E265. Nii hea tunne on ikka, kui kodu on korras. Continue for 3 kilometers. Ma ei jõudnud küll täiesti lõpuni, magamistuba olin täiesti koristamata, aga ülejäänud on päris nice ja... In 3 kilometers, take the exit. Tegime siis sükest süsteemi, et kuna Rooma tuli enda autoga siia, siis ma võtsin Bolt Drive'i, sõitsin siia, et siis tema auto saaks koju. Aga see koht, kuhu sai Bolt Drive'i jätta, oli veel siit mingi 10 minuti kaugusel, nii et ma jõulutan nüüd tema poole. Tegelikult ei olnud üldse nagu nii hull see sõiduhind, ma just mõtlen, aga siia jätmine oli pluss 5 eurot. Et siin on Sauel mingi erikohtades need Bolt Drive'i parklad. Aga jah, igal parklal oli see lisatasu, aga aru saada ka, et kuna see on linnast väljas, et siis Boltil on vaja kuidagi see raha teenida, et juhul kui keegi siit autot näiteks ei võta, et siis on vähemalt see mingi lisatasu neil, mille eest nad saavad siis, mille arvet nad saavad teenida. Aga ma arvan, et siin kui ma lõpetan, näeme juba homme. Tšau! Täna on laupäev, valentinipäev, sõbrapäev ja tänaseks plaaniks, issand see liigub, tänaseks plaaniks on see, et me läheme kõigepealt jõusaali. Ma tõmbasin oma MyFitnessi äppi tagasi, ma vaatasin, et ma olin viimati seal 131 päeva tagasi. Piinlik natukene, aga ei ole hullu. Läheme teeme ühe mõnusa jõusaali. Ja siis, mis? Ja siis me läheme spaasse. Me läheme Viimsi spaasse, pole seal ammu käinud. Ja siis me mõtlesime tegelikult eile, et läheks kuskile restorani. Ja siis saime aru, et enamus kohti on fully booked. Vaatasin ühes bookingu kodu mingit lehelt, et mis kohtades oleks veel nagu laudasid. Isegi leidsime mingid kohad. Aga kuna tahaks ikkagi õhtul Eesti laulu vaadata, siis me otsustasime, et me teeme ise õhtul dinneri. Nii et me käime siis ostame poest mingeid asju ja valmistume koos õhtusöögi ja vaatame Eesti laulu. Selline ongi tänane plaan ja ma arvan, et väga mõnus plaan. Mitte keegi musu ei näe seda, ainult sina ise näed seda. No ja see ongi kõige hullem. Ma olen nagu kuri kogu aeg. Ei, ainult sulle tundub see nii kuidagi. Ma ei oleks üldse kuri. Siis tänane
klassikaline on tulemas siis. Jalapäev ilmselgelt kallis. Super. Plahvatame neid kuradi kvadriitsepseid ja reie biitsepseid ja kõike muud. Kui ma satun iga 130 päeva tagant jõusaali, siis see on alati jalapäev. Muidugi. No, võime teha rinnapäeva, kui sa soovid. Ei soovi. Või siis klassikaline soojenduseks 100 pull-upi ja siis teeme raskusega. Seda võime teha ka. Sure. No, 80 kilo. Nii. Lepo. Circle K peatus. Fuck, man. The fuck? I can't see this show. I'm ready to say what you got next. Eat with a bird. Ain't that a bitch? Kallid subscriberid, vot sellega ma peangi igapäevaselt tegelema. Kuidas teil distantsitunnetusega on Preili professionaalne tantsija? Mul ei ole gabariitunnetust. Mul vist ka, kas ma olen piisavalt lähedal või kaugel praegu sul? Spasse! Nice. ja näitas, kui kaudus väike Ines ikkagi matla. Eesti Laulu tulemused tulid nii üllatavad. Ma ei arvanud, et Vanilla Ninja võidab ja tegelikult ma ei tea isegi, kelle poolt ma otseselt olin. Aga kui oli superfinaal, siis ma olin Nööpi poolt, sellepärast et ta tundus selline, kes päriselt võiks nagu, ma ei tea, kuidagi see tundus kõige loogilisem valik olevat. Aga ta lavashow jäi kuidagi nagu lahjaks mu jaoks. Seal oleks võinud olla midagi veel lisaks temale endale, vähemalt minu arvates. Eks me siis näe, kuidas meil Eurovisionil läheb, aga tegelikult praeguseks on kell juba päris palju ja homme on võistlused ees, seega tuttu ja näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust! Täna on pühapäev. Kell on mingi 7 hommikul. Ma ei mäleta millal. Ma ei ole ammu nii varakult jälle ärganud. Aga teeme end korda ja lähme võistlustele täna.
sain ennast valmis, asjad pakitud, võtsin Circle K'st kiire kohvi ja nüüd bussi peale. I'm ready to see some of the points. Yeah. 7 points. And composition, 8 points. I thought when I was watching you, you have seen other dances also. We see so much kind of energy from the public and all the other dancers. You have watched others too? Yeah, we have. Okay, now you can make 3 compliments to schools, to dancers, to choreographers. What you have seen and say like, oh, that's cool, or we were inspired by that. So, all in all, you can have a small chat. 3 compliments to something you have seen today on the stage. Maybe we will not like point out any studios, but overall the energy is really nice, and being together with their crew members is really nice to see that they're like together. Very nice and very political answer also, but I think it's true. We see everybody's cheering for everybody, and that's something to appreciate. It wasn't like that, I mean, like 10 years ago or so, so it's something to hold on to even if we are competing, to be appreciating each other. Exactly. Okay, we'll see how the stage presence was taken. How did it align? Visual image. 6 points. 13 altogether. Nice points. No nii, võistluste osa on tehtud. Nüüd jääb veel lihtsalt aega passimiseks, sest et meil stuudios on veel üks grupp ja ausad soolotajad, kes siis veel võistlevad. Ja kuna me oleme ühe bussiga, siis peame kõik ära ootama. Aga ma arvan, üldkokkuvõttes võib rahule jääda. Flickiga esimene võistlus tehtud. Nüüd on aeg tagasisideks ja muudatusteks ja mis iganes asjadeks, ja Jazz Funkiga oli lihtsalt see, et me läks mega kiirustamiseks. Ajakava oli ees, nii et see oli veits nagu jama. Võistlused on läbi, me oleme tagasi Tallinnas ja päris ositav päev oli. Ma arvan, et kokkuvõttes võib väga rahule jääda. Jazz Funk oli täiskasvanute kategoorias, kus on väga raske konkurents ja nad olid nii tublid, arvestades seda, et nad on täiesti noored veel, tegelikult noorte kategooria grupp põhimõtteliselt. Ja Flickiga ma tundsin ka, et meil oli kuidagi energia nii paigas ja me olime nagu ühtne tiim ja ma nii tundsin kohalolu
ja see on nii oluline mu jaoks ja ma olen väga õnnelik, et niimoodi läks ja nüüd koju puhkama. Ma ei tea, kas ma homme võtan uuesti vlogi ette või mitte. Kui võtan, siis näeme homme. Kui ei, siis aitäh, et vaatasid ja näeme järgmine kord. Tšau!